Noh, kui meeskonnatööst nagu rääkida nagu täpsemalt, siis ma oma nooremas eas olen hästi palju tegelenud selliste sportmängudega, just nagu meeskonnamängudega. Ja siis ma mõnikord olen toonud ka hästi huvitav paralleeli, et kui mul on tiim töötab ja keegi on näiteks haige ja siis küsitakse, et kuidas me nüüd hakkama saame. Aga kui sa näiteks oled korvpalliplatsi peal viiekesi, siis kui üks kaitses komistab näiteks ei jõua tagasi, siis tegelikult ei teki kellelgi mingit küsimust, et kuule, et kaitses ma pean nagu seda meest ka võtma, kes tegelikult vabaks on jäänud. Et see on see, kuidas nagu tiim toimib ka rasketel aegadel, et tegelikult üksteist toetatakse ja mis on ju eesmärk on see, et võita mäng, mitte võita üks situatsioon, ehk siis mina juhina hindan kindlasti meeskonna nagu tulemit tervikuna, et see on hästi oluline, et üksik indiviid või üksik meeskonna mängija täidab oma rolli hästi, aga kui on vaja, siis tegelikult ta peab teisi toetama. Ja nad peavad koos nagu suutma nagu ühise eesmärgi nimel toimetada maksimaalselt.